otse Pankraniku äärel 70 aastat tagasi loodud Ondika maastikukaitseala läänepiiril asub 17. sajandil rajatud Saka mõis. Arhiividokumendid teavad rääkida, et Rootsi kuningas olla aastal 1626 väänistanud Saka mõisa Aberdeenist pärit šotlasele John Leslile. Etteruttavalt olgu öeldud, et saatuse tahtel oli nii esimeseks kui ka viimaseks Saka mõisnikuks šotlased. Ka 2. novembril 1939. aastal laevaga Saksamaale lahkunud viimane Saksa mõisahärra Hermann Löwis of Menar oli Šoti päritolu. Üks tema eelkäijatest, Oskar Löwis of Menar, lasi aastatel 1862–1864 ehitada praeguseni säilinud neorenessanssliku stiilis Saka härrastemaja, mis 5. novembril 2010. aastal sai pidulikult avatud. Saka mõis on tänaseks valmis saanud ning alates 10. detsembrist pakutakse teenuseid paralleelselt mõlemas majas. Vaba aega looduses aitavad sisustada tenniseväljak, tähistatud matarada, külakiik, lastemänguväljak ja suvepaviljon. Kõrge Pankraniku serval asub 3-kordne hunnitu vaatega meretorn, mis peidab endas 6 seminari- ja koosolekuruumi ning Soome sauna. Selleks, et külalistel segi ei läheks, kumb maja on kumb, olgu selgituseks öeldud järgmist. Saka mõisa 3 tärni vastavuses 2004. aastal ehitatud majutusasutus kannab nime Saka Cliff Hotel ehk Saka mõisa hotell. Saka mõisa 4 tärni vastavuses 2010. aastal valminud ajalooline mõisahoone on Saka Manor House ehk Saka mõisa häärber. Saka joastik, mida kutsutakse ka Kivisilla joastikuks, asub Saka mõisa maa-alal ja laskub alla Saka pangast. Joastik koosneb 3 suuremast, ülalt alla vastavalt 6-meetrisest, 2-meetrisest ja 7,5-meetrisest astangust ning mitmest madalamast astangust. Joastik laskub pangalt mereni jõudmiseks umbes 48 meetrit. Joastikku toidab 2 meetri sügavune ranna peakraav, mis raiuti paesesse pinnasesse juba 19. sajandi keskel. Kivisilla juga kuulub Eesti 3 kõrgeima joa hulka. Oma 22,8 meetrise langusega on ta teisel kohal. Esikohal on Valaste juga 30,5 meetriga. 3. kohal aga Karjaru juga 15,9 meetrise langusega.